Tere õhtust, kallid vaatajad. Täna oleme tulnud järjekordselt Võsu sadamasse. Täna on kord number 3, kui me siin oleme. Mu isa helistas mulle, ütles, et Võsul on jõle hea ilm ja et käis seal sadamas. Mingisugused loomad mulksutasid vees. Ilm on tõesti ilus, praegu 21 kraadi, 16 september. Ma imekombel jõudsin isast ennem, kuigi isa oli Võsul. Ma tulin Tapalt, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga võtsin kaasa Tapalt isale korgiõnge, endale võtsin Ustava segaõnge, ma proovin landiga püüda. Vaatame, äkki siin on mõni ahven või äkki me näeme augi. Ja siin mul on kaasas natukene tõuku, mingit vihmaussi. Lähme vaatame, kas läheb täna õnneks või mitte. Ja vastame ka mõnele küsimusele, mida ma kommentaariumis olen vähemalt 100 korda näinud viimasel ajal. Tere, Terminaator. Mis saab? Näed, siin on korgiõng teile, palun. Siis ma võtsin sulle söögiks tõuku natuke ja vihmaussi igaks juhuks. Ma lähengi, praegu on landi lõks siin peal, ma lähen lanti proovin loopida natukene. Kui sul hakkab ussiga tulema, siis ma panen korgi endale otsa. Üks küsimus, mis mulle pähe lööb esimese asjana, on see, et kõik inimesed küsivad, et mis metsaonni ehitamisest saanud on? Ei olegi midagi saanud. Me lähme sinna tagasi, siis kui mul teisi ideid ei ole. Praegu on igasugused huvitavad ideed olnud, mida ma tahan teha. Ja tänu suvele oleme saanud teha. Nagu näiteks palanga, tripp ja nii edasi. Et sinna ju talvel ei lähe. Ma lähen tagasi sinna, me lähme tagasi sinna ehitama. Osad inimesed küsivad, et ega saunaga asi toppama ei jää. Saun on valmis praegu. Mul ei olnudki selle nii-öelda varjualuse ehitamine, ei olnudki plaanis nagu ühe soojaga lõpuni ehitada, vaid nagu et vahepeal midagi, et oleks nagu vaheldust kanalil, mitte ainult kalapüüki järjest, mitte ainult ehitamine järjest. Erinevaid asju. Varsti lähme tagasi sinna. Ma ei tea, kui hästi te kuulete, aga isa vist on 4. viidikas praegu. Ütles, et vahetas ussi välja, et äkki proovib tõuku pulli pärast. Ja tõuguga tuleb samamoodi viidikat, nii et ei ole viidikal vahet, mida ta sööb. Palju õnne mulle. Palju õnne mulle. Ma pean uue kinnituse ostma nüüd. Siin kohas käib niisugune asi. Kuna see mul on vana, siis see liigub siin väga lihtsalt. Praegu selle mässamisega see asi, mis siin käib, kukkus vette. Mitte niisama vette, vaid siia kivide vahele. Päev läheb aina paremaks. Kõige hullem on see, et ma põhimõtteliselt ei saa ilma selleta filmidagi. Ainult POV asju saan filmida. Nii ma pean kiiremas korras endale nüüd statiivi ostma. Või ma võin ennast ära uputada siia. Aga jah, keda huvitab, siis saunaake on valmis. Väga kena näeb välja minu arust, minu disainitud. Esimesed leilid on tehtud, juba saun on sisse köetud. Ma ei teagi, mis järgmine projekt peaks olema. Mul vahepeal on niisugune tunne viimasel ajal, et mul oleks nagu, mõtlen YouTube'ist, et oleks vaja võib-olla teha paus. Aga samas on nagu siis jällegi, lähed teed midagi, on nagu tore vaata. Natukene energiapuudus on vaata, niisugune ajaperiood tuleb. Sügis. Kevad on veel hullem vaata. Jahi värk tuleb ju kohe. 3. oktoober läheb lahti jaht. Mul on jahimehe paberid on olemas, kes ei tea veel. 3. oktoober on esimene ühisjaht. Ma olen ühes jahiseltsis olen siis kandidaadi positsioonil ja ma lähen võtan jahist ka osa. Esimesed jahid ma tõenäoliselt nüüd kohe kaameraga laivi ei lenda. Ma ei taha olla that guy nii-öelda. See on see imelik, jälle ta vehib oma kaameraga. Ära me teda kaasa võtta enam, vaata.
et alguses saad liikmeks, vaata, ja siis oled nagu, siis hakkad kaameraga käima, nagu, siis nad ei saa midagi teha. Millalgi tahaks üles võtta see jahiteemat kindlasti, et mis seal toimub ja peab mõtlema, et kuidas seda nüüd diskreetselt teha. Muidugi praegu on see, et ma olen siin nüüd 16. septembril, on ju. Ma ise olen mõelnud vahest, et ma ei ole kunagi näinud, et keegi samamoodi katkuks kala välja siit Võsu sadamast, nagu mina ja mu isa ükskord selles videos. Pärast seda ma ei ole näinud ühtegi korda niimoodi kedagi katkumas. Siis ma mõtlengi, et meil oli lihtsalt mingi õige tähtede seis, vaata. Praegu ei saa nagu otseselt nagu otsust langetada, et ma olen väga hilja tulnud siia 16. september, et ahvena nagu see põhioaeg on nii-öelda läbi tegelikult, et vesi ei ole enam nii soe ja et oleks pidanud suvel tulema. Praegu september, keskpaik, praegu peaks haugile keskenduma, mida ma jällegi ei tee. Mul oli plaanis homme minna harpuuniga püüdma, aga harpuuniga, homme pidi torm olema. Nii et tormiga nagu ka päris ei viitsi lolli mängida. Tahaks nüüd paar korda ära käia harpuunitamas, siis teeks jala peale tatuud edasi või midagi. Võiks ise ka siia vahele kukkuda. Isa karjub kaugelt, ütles, et pani sügavaks ja enam ei ole kala. Ma ei tea, ma ei oska öelda praegu midagi selle kohta. Lanti praegu veel keegi tahtnud ei ole, ma vahetan lanti ja lähen käin veel edasi natukene. Otsa paned, kohe võtame. No see on kogu aeg siin olnud, no need samad mullitavadki, noh. Nagu Hiina pusle mul siin. No vähemalt on kätel kala lõhn juures. Tuleb või? Sama loom, mis enne. Väsitasid ära ta? Väsitasin ära. Alguses oli jube aktivist. Võta, kuidas sa nagu viidikal Raimel siis vahet teed üldse? Mind huvitab. Kuule, mind ka vaatad või? Mine ära valeta mulle, see käis mul 10 sentimeetrit näost. Siin on kohvi. See enam ei ole soe. Nagu isa just ütles, päris kala ei ole. Landi peal ei ole ei kippu ega kõppu. Mitte keegi ei ole mu landist välja teinud. Isa tõmbab viidikaid järjepidevalt. No siin kala lööb lupsu ilusti ja kõik on hõbedase kõhuga selles suhtes. Need pisikesed hõbedase kõhuga kaladega siin ei ole mõtet siia Võsu sadamasse ahvena järgi tulla. Ma vaatan, ma nüüd panen kaamera kinni, vahepeal püüan niisama. Eks kui midagi peaks toimuma, ma annan teada. Selle suure landiga oli praegu väga halb püüda, seepärast et tuul mässas niimoodi, et ma pidin liiga kiiresti kerima seda. Et see ahven nüüd maratoni sõitja ka ei ole. Ma vahetan selle suure landi välja. Ma seda vanat ei pane, aga mul on üks uus veel, mida ma ei ole katsetanud. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis need landid on ostetud Voblast ja seal neid soovitati väidetavalt. Ma ise olen küll Blue Vibraxi usku. Ma ka usun, et vahest tuleb midagi uut katsetada. Siuke ilus must poiss, mida ma lähen katsetama. Vesi on suhteliselt selge, päike paistab, must lant võib töötada. Kes ütles, et viidikat ei ole võimalik landiga saada? Ma sain ka käevalgeks, jah. Nii kui lant vette kukkus, oli viidikas otsas. Viskasin otse pähe talle. Aga jah, ühe viidika, normaalne niisugune. Aga jah, kalalõhn on kätel juures. Ühesõnaga, kui te tahate ahvenat, siis ärge siia tulge. See, mis me isaga kunagi tegime, see oli lihtsalt võlutrikk, ma arvan. Praegu siin seda ei liigu. Viidikat saate, kui tahate. Tulge viidikale siia. Aitäh vaatamast. Nüüd vähemalt teie teate, et siia ei ole mõtet aega raiskama tulla. Olge muudad, kohtume järgmine esmaspäev. Davai, tšau!